kõiki tere tulemast tagasi minu kanalile. Ärge pange tähele, kui valgus kogu aeg muutub, kuna ma filmin õues, siis loomulikult, et valgus muutub. Aga nagu te pealkirjast võisite näha, siis tänaseks teemaks on minu highlight kollektsioon. Põhimõtteliselt kõik need highlightid olen mina ostnud enda rahaga peale ühe. Ja ei ole muud kui alustame videoga. Niisiis, esimene highlight on rohkem nagu põsepuna / highlight. Nüüd ma olen rohkem seda põsepunana hakanud kasutama. Ja see on The Balm Cindy Luminizer. Ja see highlight on põhimõtteliselt, seda ma eelmine aasta suvel kasutasin nagu highlightina, aga nüüd mulle õudselt meeldib ta põsepunana, eriti tavalise põsepuna peal. Nüüd täna on mul ka seda natukene põsepunana, võib-olla on isegi näha. Igastahes see on tõesti The Balmi oma, selle ma ostsin Bangerheadilt ja see on üks mu esimesi highlight'e nii nimetatud, aga see mulle täitsa isegi meeldib. Järgmine highlight on selline, et kui keegi küsib, et millist highlight'i sina soovitad, siis mina soovitan Sleeki. Põhimõtteliselt see on selline highlight, mida ma soovitan absoluutselt kõigile ja see on Sleek Solstice palett. Ehk see on selline highlight, kui sa tahad särada kuuni, siis kindlasti proovi seda. Siin on 3 puudrilist, need 3 siin on puudrilist ja see siin on kreemiast. Seda kreemiast ma pole kasutanud eriti palju, aga need puudrilised on tõesti sellised, et kui sa põskedele paned, siis sa särad taevani vähemalt. Ja seda ma olen jube palju, seda paletti olen ma jube palju kasutanud oma videodes ja viimases eelmise aasta Summer Haulis oli seda näha, kuidas ma seda demosin. Ma lingin selle video sinna infonupule ka. Nii, järgmine highlight on selline, mis on rohkem nagu minu jaoks puuder, samas neutraalne highlight. Ja see on The Balm Mary Luminizer. Ja kuna mulle meeldivad nüüd rohkem sellised highlightid, mis on nagu säravad taevani, siis sellepärast ma ütlesingi, et see Mary Luminizer on rohkem nagu neutraalne. Aga see on ilus, sellel on hea pigment ja selle koha pealt igapäevaseks kasutamiseks super highlight. Ja see on muidugi see, mida Ameerika YouTuberid 7 aastat tagasi ainult kiitsid taevani. Nii et põhimõtteliselt ma ei kahetse, et ma selle endale olen ostnud. Ja järgmine highlight on siis Jeffree Star'i Skin Frost. Ja see on Skin Frost värvis Princess Cut ja selle highlighti sain mina endale jõulukingituseks. See on minu esimene Jeffree Star'i toode ja highlighti toode ja põhimõtteliselt ütlen, et seda on väga palju kasutatud, nagu siit on juba näha.
seda ma olen ikka megalt kasutanud ja see on tõeliselt selline highlight, et kui sa seda endale näole paned, siis sa tõesti särad kuuni vähemalt ja mulle meeldib see on just sobiv minu nahatooniga ja mulle miskipärast kuidagi roosad highlightid sobivad. Ja põhimõtteliselt see on esimene highlight, mida ma kogu aeg nagu võtan kapist, et seda ma kasutan. Viimane highlight on ka Jeffree Star Skin Frost värvis Summer Snow Cone. Ja selle highlighti ostsin ma alles hiljuti ja see on Jeffree Stari suvekollektsiooni highlight. Selle aasta suvekollektsiooni highlight. Ja võin öelda, et tegelikult ma ei kahetse, et ma selle ostsin. Tahtsin natukene midagi erilist ja see on eriline, kuna see on hästi kollane, aga näos on ta selline, nagu mul täna peal on. Loodetavasti oli midagi näha ka, et põhimõtteliselt ta näeb hästi kollane siin välja, aga tegelikult on ta minu meelest suhteliselt neutraalne, kuid samas hästi särav ja hästi pigmentne. Sellised olid minu highlightid, rohkem highlight'e mul praegusel hetkel ei ole. Ja ma olen küll highlight'ide hull, aga need mulle sobivad väga hästi. Ja loodetavasti teile meeldis see video, kui meeldis, siis telli minu kanal, see on niisugune punane nupukene seal all ja like seda videot ja ei ole muud kui näeme minu järgmises videos. Tšau!